tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna vähkidele. Täna võtan 3 oraklikaarti, segan otse siin, ei pane enne valmis. Proovime, et võtan ainult 3 tükki, siis ehk ei lähe nii kaua aega. Ja siis lisaks veel vaatame mõned tarokaardi sõnumid ka juurde. Tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii vähid. Üks sõnum vähkidele sellest oraklikaartide pakist. Nonii, võtame selle kaardi. Selline kujutlusvõime kaart. Nii. Kujutlusvõime kaart, see on selline ettekujutuse illusioonide kaart. See on tegelikult võime oma soove, oma fantaasiaid manifesteerida. Siin on väga loovad mõtted. Siin on selline visualiseerimine, selline võime kohe näha. Samas selles kaardis on ka sellist empaatiat, mõistmist. See on energia, mis ütleb minu jaoks alati, et kui sa suudad endale midagi ette kujutada, kui sa suudad millestki unistada, siis sa tegelikult suudad selle ka reaalsuseks viia. Et siin on mingisugune võimalus oma unistust reaalsuseks viia. Ja just praegu on aeg. Just praegu on see õige hetk, ütleb see kaart. Ja et ongi, et unista, visioneeri, mediteeri, on ju. Sest sellele ettekujutusel, sellel sõnumil on justkui, kui ma selle õhku ütlen, on kuidagi selline vägi taga seekord, et justkui tuleb kujutada, et see saabki reaalsuseks, et see on päriselt. Et hästi jah, see manifesteerimise võimekus on hästi tugev praegu. Et sellel on jõud, sellel on vägi. Ja kui sa seda kõike kordad, ja siis ühelt maalt hakkavadki need imed juhtuma, et see võib reaalsuseks saada, justkui usu, lihtsalt usu. Et see on selline korda usu, et siin ka ta haarab õrnalt sellest kuukaardist, et siin võib muidugi olla ka nägemused seal unistustes ja unenägudes. Et aga kõik on võimalik, ütleb see kaart, et sellise väga tugev, selles mõttes selline maagienergia on ju, kus on see võimekus, võib-olla ka käis rinnaenergia, et kui ma midagi soovin, siis ma suudan selle tegelikult ka ellu viia, et kuidagi unista siis suurelt. Nii, aga vaatame veel, teise oraakli sõnumiga asja juurde. Üks kord veel. Selle kaardi. Kaia Jumalanna. Nii. See kaart, siis see Kaia kaart või selline kaart on selline tarkuse, teadmiste, selline vaimse selguse energia. See on kõige selles kaardipakis. Selles oraakli kaardipakis on see tegelikult kõige võimsama väega kaart kogu selles kaardipakis. Ja siin on see manifesteerimise võime. Siin on võime midagi ellu viia. Kõige võimsam kaart. Mingi vägi on vähkidele praegu antud. See on hästi justkui selline sisemine, jälle selline vaimne sügavus. Justkui see kõik, millest ma soovin. Siin on ka selline vaimne sügavus. Sügav vaimne ühendus nagu. Siin on sellist, et nagu justkui sinus on tarkust, mida ka teistele edastada. Siin võib olla ka praktilisi väärtusi, mida teistele edasi anda. Siin on hästi energia midagi, millestegi kuidagi toetamine ja panustamine ja justkui minus on nii palju, mida ma saan näiteks aidata kedagi anda. Justkui tuleks jagada seda. Aga ainult nendega, kes seda ka hinnata oskavad, ütleb see kaart. See ei ole selline, et see peab kuidagi minule ka andma. Et see andmise rõõm peab ka olema, mitte selline tunne, et lihtsalt kasutatakse ära. Justkui seda sinna, kus see loob veel suuremat väärtust. Et
See on tegelikult, see Gaia kaart on selline suur armastuse, hoolimise, tasakaalus elamise energiakaart. Väga võimas ja väekas kaart on see. Nii, aga vaatame siis ühe loomaenergia ka siia juurde. Anakonda, nii huvitav. Anakonda energia. No see on kamuflaaž on siin ja tasakaalutus, et see on selline energia, kus kõik seisab paigal. Ja alguses on kõik justkui liikumatu. Siis on see sulandumine keskkonnaga, kohanen ja kohanen selle uue keskkonnaga, kohanen mingite uute oludega. Justkui selline, ma ootan, mul on, siin on soov, on ju, võimekus oma soov ellu viia, väga väekas kaart ja ma ootan, ma olen ootel. Ma proovin mitte sellest nagu esile tükkida, see on hästi selline, ma sulandun keskkonnaga ühte. Aga siin on väga tugev võimekus mingisuguse olukorraga kohaneda. Just nimelt kuidagi selline uute oludega, uue keskkonnaga. Ma väga kuidagi, see on võib-olla minu jaoks midagi väga uut, aga ma väga kohanemisvõimeline, aga sedasi mitte nii, et see on silmapaistev, et see on nagu vägisi ja raske, vaid ma ootan, ma vaatan ja ma vaikselt kohanen selle olukorraga. Väga tark energia. Et hoian ennast nagu tahaplaanile millegi osas ja sulandun lihtsalt sellesse. Et ei ole selline esile tükkiv millegi osas ma olen nagu ootel. Ma just ootan mingit ajastust näiteks või ootan mingit sõnumit, mingit märku. Aga midagi uut on tulemas. Ja ma väga lihtsasti tegelikult kohanen sellega. Ma leian väga lihtsasti, isegi kui see uus asi kuidagi kohanen sellega ja see ei ole mulle kuidagi keeruline, see on nagu sulan ühte sellega, see sobib mulle. Nii, aga vaatame vähid tarokaartide sõnumid ka. Vähkidel on väge, on siin tunda. Karikate kuninganna, siin on tunded, armastuse kuninganna. No karikate kuninganna on hästi hooliv energia. Ta hoiab siin ka selle kaardi pealt, ta oma karikale paneb käe peale. Ma ei näita alati välja. Siin on täpselt see, ma ei näita välja kõike seda, mis minu sees toimub. Aga no väga vähi enda energia karikate kaart on ju. Aga karikate kuninganna on, no ta on tundlik. Et minu süda on tundlik. Aga selline valmisolek väljendada oma tundeid, ka oma kaastunnet, ma olen väga tundlik. Ma olen teiste suhtes hästi hooliv, hästi tundlik, samas ma ei pruugi näidata kõike enda tundeid välja. Seda, mida ma päriselt ise tunnen, aga ma olen hästi empaatiline energia. Ma olen tundlik millegi osas, mõne isiku, mõne olukorra osas. Ja see vajab ka sellisest kannatlikkust ja mõistmist. Siin väga kannatlikult oodatakse midagi. Aga see on hea millegiga sidet luua, kellegiga sidet luua, sest ma olen nii empaatiline, ma olen nii mõistev. Suhetes näitab sellist tasakaalukust, mõistmist, hoolitsemist, harmooniat, armastust. Ma väljendan seda, oma tundeid. See võib ka muidugi näidata sellist läheduse vajadust. Ma tahan rohkem, et mind hoitaks rohkem mulle. Ma ei tea sellist pühendust, et tähelepanu. Just selliseid, kuidagi suhetes võib-olla otsin sellist sügavust rohkem, et suuremaid tundeid, ma ei tea. Soovin nagu, et mind märgatakse, et mind mõistetakse, mind kuulatakse.
aga ma juhindun kindlasti selle kaardiga tunnetest, oma intuitsioonist. Et see on energia, kus armastus tõmbab armastust ligi ja midagi läheb mulle väga korda. Siin on suured tunded millegi osas. Aga lahke, hooliv energia, tervendav energia. Ma julge nagu välja kõike näidata, mida ma nagu kardan, võib-olla ebaõnnestu. Ootan kannatlikult, ei näita päris kõike välja, aga siin on see tohutu vägi, tohutu soov. Emotsionaalseks teeb. Segan veel. Nii, aga vaatame veel. Müntide 5. Ootan. Vaata, siin ma sulandun keskkonnaga kokku. Siin müntide 5 puhul on kõik värvid ära võetud. On ju? Kõik värvid on ära võetud. Midagi teeb mind väga tundlikust. Müntide 5 puhul siin võib olla tundlik, samas see on tervenev energia, et kui siin on tervisega probleeme, siin võib olla, aga samas see on tervendav taastumise energia. Siin võib olla tunne, et ma olen nagu ukse taha jäetud, mul on külma kätte jäetud, mul on keeruline olukord, võib olla natuke selline märtri ohvri tunne on ka siin. Müntide 5 puhul on tunne, kus äkki ma kaotan midagi, äkki ma tunnen hüljatust. Ma olen ettevaatlik, ma kaitsen. Ma just mõtlesin, miks ma kaitsen. Ma olen millegi osas nagu tundlik väga. Vahel see näitab muidugi materiaalset poolt, et ma muretsen majandusliku poole pealt. Töötust või võlgasi võib näidata ka selliseid asju, aga midagi, mis teeb, see võib näidata ka sellist kaotust, hüljatust. Aga samas siin on tervenemise energia, et kas ma olen seda kogenud või ma muretsen millegi pärast ja ma võtan nagu väga ettevaatlikult. Ma ei tee, siin ei ole suured tuleenergiad sellised, et ma teen hästi, ma lihtsalt soovin, ma lihtsalt unistan. Samas minus on tohutu potentsiaal, vägi ja võim. Need asjad ellu viia. Ma lihtsalt ootan, ma justkui ootan õiget aega. Ma proovin lihtsalt kohaneda. Ma vaatan siia juurde, müntide 5 kõrvale. Karikad, tunded on mängus. Armastus. Mingi soov. Karikate äss on siin kõrval. Just kui midagi ma... Aga siin on võimalus. Just kui mulle pakutakse mingisugust võimalust, mida ma olen soovinud, millest ma olen unistanud ja ma ootan selle ära. Rahulikult, see pakub mulle tohutut sellist hästi positiivse vibratsiooniga algusega energia, kuigi ma olen võib-olla kogenud midagi, siis müntide 5 on mul alati selline tunne, et mind on võib-olla hüljatud, üksi jäetud, siin võib, nagu ma ütlen, see materiaalne pool olla või siis tervisega seotud tagasilöögid, aga siin ma tunnen juba tervenemist, taastamist, siin on juba midagi, ma kaitsen võib-olla oma südant, sest ma olen kogenud midagi või ma kardan või muretsen lihtsalt selle pärast, aga samas siin on mingisugune võimalus ja see on just nimelt midagi positiivset. Sest siin on jällegi süda avatud sellele võimalusele. Siin on sügavad tunded, sõprus, armastus, millegi tärkamine. Just kui ma olen valmis laskma oma ellu uut rõõmu. Häid emotsioone tuleb siin. Midagi uut ja rõõmsat. Et siin võib seda rõõmu, mis ajab üle ääre. Ma tahaks seda jagada. Mul on nii hea meel selle, sellist elevust tekitav. Soov anda, soov jagada. Hästi sellist häid emotsioone, just kui ma tahan, et teised ka tunneks, kui hästi ma tunnen ennast. See kuulutab, see karikate äss sellist õnneliku, rõõmsa olukorra algust. Et just kui ole avatud, rõõmusta. Võib näidata sellist tugevat tõmmet millegi või kellegi poole. Aga hea, et sellised hea aeg loovuseks jagada ka enda häid emotsioone, jagada armastust. Siin on võib-olla mingisugune võimalus, uudis, midagi väga, mida ma ootan, tekitab hea tunde. Sõin, pühendumine, tarkus õppimine võib olla, traditsioonide loomine.
parim versioon, selline usu taastumine millessegi, millegi osas. Andestamise, pühendumise, traditsioonide kaart, tark kaart, tarkuse energia. Võib olla mõnel sõnniga tegemist, sõnni energia. Selline tugev kaart, no paavsti energia on kaart, kus on pärilikkuse energia, on ju, teadmiste energia, see võib näidata ka õpetajad, nõuandjad, autoriteeti, kedagi, keda kuulatakse. Samas see on selline tõe otsimise ja endas nagu selguse saamise energia, kus justkui minust taastub millegi osas usk. Võib-olla ma muretsen, siin on mingi minu jaoks muret tekitav kaart, aga siin on selline, ma lasen mingitest raamidest lahti ja ma lasen oma ellu seda armastust ja midagi uut, midagi värsket, midagi väga ilusat, selline oma tee leidmise energia on siin tunda. Ma leian nagu uue tee. Mõistan midagi, see on selline usu ja valgustatud saamise energia ka, et nagu mind on kuulda võetud, et siin on see manifesteerimise energiat ja siin on mind kuuldi, justkui minu soovid, mida ma olen soovinud võib-olla kõva häälega või mitte, justkui siin on see, mind on kuulda võetud, mind mõistetakse. Väga selline tugevad, kuidas ma ütlen, sellised hingelised, spirituaalsed energiat on siin. Sauade kuningas, no siin istub troonil küll kuninganna, aga see on sauade kuninga energia ja siin on väga julged otsused. Kui siiamaani on kõik selline hingeline, ma ootan, ma olen väga selline ettevaatlik, aga minus on vägi, minus on potentsiaal, ma varjan oma tunded või ma varjan oma soove. Midagi on siin võib-olla varasem kogemus, mis mind teeb ettevaatlikuks. Aga sauade kuningas on koostöö, sest impeeriumit luuakse koostöös, on ju. See on energia, kus ma võib-olla pean, see võib olla muidugi, et keegi tulemärk minuga, minu lähedastest, aga see on energia, kus soovitakse alati julgelt kastist välja mõelda, julgelt võtta riski, teeme ära energia, ma mõistan, on aeg näha suuremat pilti, vot siin on juba see, võtan riski ja või natuke, ego võib ka natuke olla ja selline kirega lähen midagi, just kui ma ootan väga kannatlikult, et asjad nagu, öeldakse, voldivad lahti ennast, on ju, minu ees. Ja kui ma olen valmis, siis ma võtan selle, just kui siin juba antakse märku ja siis ma lähen kirega peale, et siis tekib selline tahtejõud ja julgus ja see on hästi hea koostöö tegemiseks. Julgeda olla ka eriline, unikaalne, panna nägema seda, mida mina näen, mõistama seda, mida mina mõistan, et ükskõik on see armastus, on see karjäär, on see tervis, aga see on positiivse tõukega kaart kõige osas, mida teen kirega. Sellised sõnumid vähid teile seekord, suur-suur aitäh, et kuulasid!